Inimene on justkui loodud rändama. Ta astub ja sammub ikka kaugemale ja kõrgemale. Nii kaua, kuni tuleb mingi piir vastu ja siis ta tunneb ennast hästi, et ta on midagi saavutanud. Üks tore legend on niisugune, et siin selle koha peal seisis väga ilus ja tore mõis. Ja selle mõisniku tütar ja poeg tahtsid omavahel abielluda. Ja kutsusid preestri kohale, et neid laulatada. Preester tuli ja kui see laulatus hetk siin kodus toimus, sellel hetkel, kui preester neid õnnistas abielupaariks, toimus tohutu suur kärgatus. See mõis vajus maa alla, siia tekkisid need vallid, sügav järv ja kõik oli hukkunud. Ja nüüd igal jaanipäeva öösel kell 12 tõusevad veest 2 kätt. Üks suurem, teine väiksem ja sõrmused on sõrmes. Ja neid käsi on näinud need inimesed, kes ei ole abielus teinud abielurikkumisi. Selle linnuse kaitsevallide peal ja raveliinidel on kokku olnud kuni 74 suurtükki. Aga tõsiselt kaitselahinguid peeti siin 1612. aasta talvel, kui see kuulus taanlastele selle asumaa keskusena siin Saaremaal. Ja rootslased olid Hiiumaal. Ja rootslased võtsid ette sõjakäigu taanlaste vastu, kuna nad olid taanlastega sõjas. Ja talvel tulid üle jää ja rüüstasid seda Saaremaad kõvasti, põletasid mitmed mõisad maha, sealhulgas ka Piiskopi lauamõisa Vanalõvel ja ka Kuressaare linnakiriku, mis oli siin pargi ääres. Ja siis nad piirasid seda linnust, tahtsid seda vallutada. Aga siin osutati kõva vastupanu ja nendel see vallutamine ei õnnestunud. Ja siis muidugi mürisisid siin suurtükid. See on ainus tõsine sõda, mida see linnus on pidanud vallutajate vastu. Ja kala hoiti siis niisugustes tünnides, tündrid nimetati, ja siis kiviaitades. Kivimaja pidi olema, puumajas ei saanud seda pidada, ta pidi jahe olema ja siis võtsid sealt selle kaane pealt ära ja võtsid sealt siis soolvee seest seda kala. Ja siis seda kala nõrutad, loputad läbi ja siis pandi kartulite peale. Lõpus, kui kartul kees, siis pandi kala sinna peale. Aga siis oli 40. aastal, 39-40, oli väga palju turska. Järsku tuli suur tursauputus ja siis seda turska sai osta, see oli odav. Ja siis tursk sai ära roogitud ka ja tursk soolati, kuivatati ja pisteti viljasalve vilja sisse. Sest viljateradel on omadus, et ei lase minna hukka, tähendab, ei teki mädanemist, ei teki hallitamist ega midagi puhta vilja sees. Viljasalves olid need kuivatud tursad nagu pentsid ja talvel mul öeldi alati, poiss, mine nüüd aita ja võta vilja seest nüüd paar turska. Ja tursad tõin sealt ära, nad olid kõvad ja see tehti siis kartulite peal, tehti ära, tead sa, kui hea oli see ja tursk oli täitsa hea kala. Pappisaare sada ja seal ehitati 30. aastat, 1930. aastate suuremad laevad. Seal oli Oskar, Juhan ja need suuremad mootorpurjekad juba, mis olid mootorgi ja viimane juuni jäi 1940. aastal, kui Nõukogude võim 41. aastal juba päris ja siis Nõukogude võimul nagu ta jäi ette, kardet, et tulevad sakslased ja võtavad selle laeva omale kasutusel, see oli peaaegu valmis ja põletasid selle laeva seal ära. Ja see oli suurim laev, mis on Saaremaal ehitatud sel ajal, seal Pappisaare sadamas.